võeti kapist mulle siirdamiseks uus luu luupangast, toona oli luu. Minu sees on kellegi teise luu. Teile näidata, kui palju on mul hambapastasi. Mul on veel neid eri... Ja. Igastahes step 1, pesa hambad ära. Kõrvale hoppa. Okei, see on 4. Okei, las ta jääda. Ühesõnaga, patsi mu jooksid ise panna ei saa. Meie kodune meik on näopesu, korralik. Ja toonik. Ööseks panema seda kreemi, Skin Rebirth. See pidi aitama jube hästi punnidega. Ja peale anesteesiat mul tuli siit tohutu mingi värk, mis on nüüd kadunud. Huvitaval kombel, ma arvan, et see aitas. Issa mul on nii tundlik, et ma tõmbasin just küündaega punaseks. Ja siis on mul siin tubi näokreem. Ja ma mõtlesin, et ma lähen täna äkki terrassile natukeseks, aga ma arvan, et antibiootikumidega on väga hull see värk ja et ma pean panema SPF-i. Kus mu SPF on? Ma saan teile näidata tühja SPF-i. Ma saan näidata näiteks teile paari tühja pudelit. See on mu toonik. It's empty. Sellepärast, et kes näitab teile tühja pudeleid, et kõik näitavad teile alati täis pudeleid, mida nad võib-olla ei kasuta. See on minu tühi SPF. Mul on allkord ilmselt käekotis on teine, siis see on mu näopesukeel, mida on siin väga palju veel, eks seda jätab super kauaks ja see on mu uus toonik. See on täis. See on täis. Ja mu näokreem on täis ja kuskil on mu tühi pudel, ma nimelt jätsin, et teile näidata. Aga ma räägin pesu ajal, mis minuga juhtus siis. Minuga juhtus see, et nagu siin paljud arvasid, ma olen autol, et nii hull on ei. Ma kukkusin rattaga eurokraavi sellepärast, et herilane tuli mulle prilli vahele. Vaata, kui lõbus see naabes on. Nagu lihtsalt parim, sest ma ei saa käe peale panna seda. Ja kuna prilli vahele lendas herilane, siis ma otsustasin seisma jääda, aga ma tegin seda liiga ruttu. Ja meil on need toredad eurokraavid ja ma kukkusin sinna kraavi. Kui seda kraavi poleks olnud, siis ma poleks kukkunud ilmselt halvimal juhul, ma oleks auto teeni jõudnud. Aga ma kukkusin selle kraavi mingisse X kõige sügavamasse kohta ja käega kõige halvemini. Ja ma ootasin nädal aega siis operatsiooni. Aja korralikult vahtu. Vasaku käega nii tüütu pesta, sest see kontrolli räägib mitte midagi. Ja mu jooksed on nagu kogu aeg ees, ma ei saa neid üksinda kinni. Ja vaata mets mulle kilgub. Issa, ma põrel märgimisi. Vika lubas, mu kosmeetik lubas mu mingi päev näo ära pesta. Siis kui ma ise olen valmis toolis pikali elama. Nii. Vatt. Ja ma räskab uud asja. Nii, see on siis toonik. Ja ma ootasin nädal aega seda operatsiooni. No mitte nädal, aga laupäeva õhtust kuni reedeni siis ootasin. Tegin igast asju ja siis ma EMO-s pilti ei näinud, aga ma küsisin hiljem pilti näha. Ja siis sealt ei tundnud üldse nii hull, aga see ots oli nagu paigast ära. Ja mega rõve ja kui ma liiga kõvasti astusin nagu niimoodi, loksutasin seda küünalukis, mul oli retsilt valus. Ja me käisime veel kinos ära
ja siis ma enamus selle kinoaja nagu, issand, mul tuleb nahka. Ilmselt peale seda anesteesia jämpsi. Ja ma kinos ütlesin ka, et nagu täitsa lõpp, et noh, jumala piin on istuda. Aga istusime ära ja sõime ära seal ja selles mõttes oli mega tore natukene välja saada, toredamat vaibi. Ja siis reedel läksin opile ja 3 tundi tehti opi, lapiti seda üliõhukest ja puruks luud sellisel 3-4 jupis. Ja siis lõpuks hakati kokku panema ja vaadati, et see laguneb ära. Ja siis hoopis võeti kapist mulle siirdamiseks uus luu, luupangast, doonori luu. Minu sees on kellegi teise luu. Ja noh, tore on, et oli võtta, sest ma ei kujuta ette, et mõeldega, kui te ärkate üles, siis seal öeldakse ups, või ei saanud midagi teha. Mul ema veel naeris, et kui mul sellest Covidist selle õlatrauma, siis ta ütles, et kui sul nii kaua op läks, tahaks nüüd sellise õlaga ära vahetada. Aga jah, nali naljaks, aga siis pandi mulle uus luu. Doktor Pääsuka freisis mu õla, mis õla, selle kodarluu pea siis pisemaks, sest minu luud on kuidagi eriti väiksed ja haprad ja õhukesed, mis on natukene hirmutav, sest mõelge, kui ma oleks midagi suuremat ära murdnud. Et või noh, pikemalt. Ma ei tea, ma ei oska seda. Ühesõnaga tore, et nii hästi läks. Tore, et ma sinna kraavi lendasin ja tore, et ma sain selle uue, võib-olla oligi vaja uut. Ma ei tea, igastahes jah, see anesteesia oli mega pikk ja op kestis siis 6,5 tundi. Siukse ajaga tehakse tegelikult väga suuri operatsioone, mingeid maksasiirdamisi, südameoperatsiooni juba. Et see anesteesia ikka littis korralikult alguses ära. See samal päev koju, sellepärast et ilmselt vist, et ma arvan, neil oli palju rahvast ka seal. Ma hakkasin järgmine päev kohe sööma antibiootikumi, oksit ja tänu sellele oksile ma saingi magada. Magan siiamaani, magasin täna 10 tundi. See on väga tugev valuvaigistin, mis tuleb õigel ajal lõpetada. Ja kui ma päeval seda ei võta, siis ma ikkagi tunnen nagu luuvalu. Täna eile mul ei olnud, eile oli esimene päev, kus mul polnud palavikku. Nii et väga hea. Nüüd otsime altkorruselt selle üles ja ma panen SPF-i. See on siis täis ja uus SPF. Sest kui sa saad antibiotsi ja nii tugevaid ravimeid, siis vabalt võib olla see, et sul tekib, huvitav, mul läheb alati see kord kohe katki ja siis, ei oska vist olnud koheldas. Ja siis võivad tekkida pigmendilaigud. Mul niigi tuleb seda nahakest, nii et ma ei tea, peale kipsi, kui umblus on korras ja ära võetud ja kunagi võib sauna minna, siis ma teen korraliku sauna. Issa ma käisin nii kiiresti all, et mu keha ei ole veel valmis selleks. Me oleme nagu kodust väljas käinud ja vahepeal käin vampiir nagu hommikul maja ees. Ja ega terrassil nagu väga ei viitsigi istuda, sest ikkagi mul on ju käes õmblus. Seal on siirdatud luu. Alati ma olen SPF-i niimoodi juukse piirile juustesse ka, sest muidu sul on siin varsti pigment. Ja ühesõnaga, et kui mul on seal ikkagi see suur operatsioon, mul on seal õmblus, siis ma pean olema ettevaatlik, et mu käsi ei lähe hauduma. Muidu võib tekkida mingisugune suurem põletik seal. Siis ma panen Magic Balmi, see on minu enda toode. Ei saa neid asju väga lahti. Ei lasin Romannil teha nii. Õrnalt hoian kinni. Magic Balm. Magic. Ja ega me siin muud ei teegi, et võib-olla kammime pea ära, sellepärast, et mina ei tea, mida ma seal see 10 tunni uni tegin. Mingi päev küsisin, et kas ma üldse liigutasin ka öösel, siis ma öeldi ei.
see termoskalp paneb juuksed kasvama, need on mõnusasti püsti. Very cute, very cute. Ja see ongi get ready with me. Valmistume siis, ootame 18. Siis lähme kipsi ära võtma ja seda õmblusi ja vaatame, mis saab. Siis hakkab taastumine. Aga täna lähme natukene, oleme produktiivsed ja üritan midagi teha kõigi. Kui ma midagi tegema hakkan, siis ma hakkan hullult haigutama. Ma arvan, et see ongi sellest anesteesiast, et see on seda närvisüsteemi natukene nagu koormanud ja et see ei ole kehale nii lihtne protseduur. Et kes paneb vabatahtlikult endale neid lisaasju, siis mina sain kellegi teise luu. Aga tore on, et sain, et muidu oleks võib-olla paha. Et kui see sodi oleks mulle sinna äkki kuidagi kinni jäänud ja poleks kokku kasvanud ja oleks mingi tohutu tüsistus võib-olla terveks eluks. Nii et parem on nii. Aga näitasin teile ära oma siis rutiini. On näopesukeel. On see toonik. Ööseks ma panen seda Skin Rebirthi. Ta on väike tuub, aga ta tuleb päev. Siis ma kasutan seda näokreemi päevaks. See on hästi kerge, imendub väga hästi ära. Ja siis ma panen sellist, see on nende peegeldavate osakestega SPF 50, anti-age, liiga palju rääkimist. Ja nagu näha, mul on täna teine topp, sest ma mõtlesin, et mul varsti visatakse need topid ja nüüd ära. Mul on see kreemine, aga see ongi kogu tudu. Pole mõtet ennast siin kodus meikida. Kass nagunii armastab mind siuksena, nagu ma olen.